Tere! Tahaksin teid rõõmustada, kuid ei ole võimalik. Pandeemia taustal areneb Euroopa Liidus tõeline põnevik šantaaži ja pantvangide võtmisega. Pantvangis ei ole rohkem ega vähem kui 440 miljonit inimest. Kõik Euroopa Liidu elanikud. Kurjaks kangelaseks pole seekord vahelduse mõttes mitte islamiterroristid, vaid vastupidi, kristlike väärtuste eest võitlevad inimesed, Ungari ja Poola valitsused. Kahju, et käituvad nad kuidagi ebakristlikult. Pantvangid ja šantaaž, see pole liialdus. Ungari ja Poola blokeerisid nii 7-aastase euroeelarve kui Euroopa Liidu taastusfondi. See on 1,8 miljardit eurot, mille me osaliselt laename, et pandeemia järgset majandust taaskäivitada. Nii nagu ükski riik ei saa elada ilma eelarveta, ei saa seda ka Euroopa Liit. Taastusfond on eurooplastele eluliselt vajalik, kuid Ungari ja Poola ajasid sõrad vastu. Miks? Sellepärast, et Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon leppisid kokku niisuguse riikide rahalises trahvimises, kes rikuvad euroopalike põhimõtteid. Jutt pole isegi mitte inimõigustest, vaid õigusriigi põhimõtetest ja sedagi üksnes olukorras, kus löögi all on Euroopa Liidu finantshuvid. Poola koos Ungariga on kogu aeg kinnitanud, et nemad ei ole rikkunud midagi ja neil pole midagi karta. Kui aga Brüssel seadis sisse trahvimehhanismi, siis hakkasid need riigid šantažeerima. Kui te seda kohe ei tühista, siis ei saa teil olema mitte mingisugust euroeelarvet. Arusaadav? See kõik võiks olla naljakas, kui poleks sedavõrd kurb. Kui Poola protestib euroraha vastu, siis teeb see välja umbes sama, nagu mesilased protestiksid meie vastu. Poolakatel on antud kõige rohkem. Kuid ükski asi on rahvas ja hoopis teine asi valitsus, mis püüab juba 5. aastat Poola kohtud sõltumatusest ilma jätta, muuta nad täielikult võimude poolt kontrollitavaks ja muuta rahulolematutega arvete õiendamise tööriistaks. Viktor Orban sätestas Ungaris samuti draakonilise korra. Kui te teda ei kummarda, siis võite Euroopa Liidu fondide vahendid unustada ja mitte mingit Euroopa kohtute otsused teid ei aita. Budapest ja Varssavi on nagu inimesed, kes soovivad ühtaegu olla härrasmeeste klubi liikmed ja samas käituda nagu matsid. Tantsida laual, nuusata laudinasse ja mitte keegi ei tohi need enda arvates klubist välja visata. Kusjuures need pseudohärrasmehed ise veenavad oma valijaid, justkui tahaks kohutav Euroopa Liit peale suruda pagulaste massi ja geiabielusid. See on vale. Ma kordan, jutt on hoopis prosailisemastest asjadest, nagu näiteks kohtusüsteemi sõltumatus. Selle tunnistamine ei kõlaks aga hoopiski niisama põnevalt. Poola peaminister juba süüdistas kõiges Euroopa oligarhiat, võrreldes seda Poola kommunistlike madudega. Juriidiliselt pole võimalik Poolast ja Ungarist mööda minna. Me kõik oleme pantvangis. Kui väljapääsu ei leita, siis Eesti ei saa Euroopa Liidu taastamisfondist 1,5 miljardit eurot. Me ei panusta haiglate ehitamisse, töötajate ümberõpetamisesse, keskmisega väikeettevõtluse toetamisse, mis pandeemia tõttu esmajärjekorras hätta jääb, samuti mitte ökoloogiasse ega digitaalsetesse lahendustesse. Me ei saa ka 340 miljonit õiglase ülemineku fondist palju kannatanud Ida-Virumaa jaoks. Kokkuvõtlikult tuleb tõdeda, et Euroopa Liit on jõudnud punkti, kust endiselt viisil edasi liikuda ei saa. Kuidas tulevad sellega toime Saksamaa, Prantsusmaa ja teised, elame-näeme. Mina arvan, et muutused saavad olema suured ja ootamatud. Ärge haigeks jääge ja kohtume nädala pärast.